Täna tuleb juttu käekottidest. Eelmisel kevadel tegime Kadriga ühe sellise video, kus rääkisime brändidest ja sellest, et kas tuntud kaubamärkide asjad peavad vastu kauem kui vähem tuntud kaubamärkide asjad. Siis olin ma just saanud endale sünnipäevaks selle kossikoti ja algas minu eksperiment selle kotiga siis, et kui kaua peab vastu üks kossikott, et mul ei olnud kunagi enne olnud selle kaubamärgi kotti. Ja tulemus on siis see, et enne aasta möödumist tegelikult juba hakkasid ilmnema kulumisjäljed ja hakkas kott kuluma siit luku juurest, siit ja samuti siis ühe sanga pealt ka. Et selles mõttes oli see pettumus, et ma lootsin, et nad peavad vastu kauem. Aga võib-olla siis on asi ainult selles konkreetses kotis. Et saatuse tahtel sain ma ka teise kossikoti, mida ma nüüd siis eksperimenteerin, et see on selline, võib-olla on tugevamast materjalist, et eks seda ole siis näha nüüd. Aga muidu jah, kossikottide seast leiab kotte küll, mis väga-väga meeldivad. Et eks kotiga on ju ka see, et ei saa olla suvaline käekott, et see käekott peab sulle tõesti väga meeldima ja võiks sind iga päev siis rõõmustada. Et seal videos samuti Kadri rääkis sellest, kuidas ta leidis ühe väga kauni rahakoti, et käis juhuslikult kaubamajas ja leidis siis rahakoti, mis oli lihtsalt nii ilus ja mis hiljem osutus ka väga kvaliteetseks. Et minuga juhtus siis sama asi, et käisin kaubamajas, mul ei olnud mitte mingisugust plaani osta rahakotti, mul ei olnud isegi mõtet rahakotist üldse mitte, aga leidsin siis sellise rahakoti ja see jäi mulle silma just oma välimusega, oma iluga ja ma ei suutnud seda unustada ja kuna hetkel oli võimalus ka, siis ma ostsin selle ja nüüd katsetan, et kas see peab mul sama hästi vastu, sest Kadrile on ka Ted Bakeri rahakott ja see on veel juba ilus 4. aastat. Et selle kvaliteetse asja mõte just ongi ju see, et sa ostad mingi asja, sa maksad hetkel küll selle eest rohkem, aga ta püsib sul aastaid ilusana. Et selle rahakotti kohta ma saan küll öelda, et see iga päev rõõmustab mind. Alati, kui ma selle välja võtan, ma olen natuke rõõmsam. Siin on sees ka selline väike ütlus, et see a penny, pick it up, good luck. Nii. Aga sellised jutud siis minu poolt, et kui kellelgi tekib mingeid mõtteid selle videoga seoses või näiteks kas kogemusi ka nende kossikottidega või midagi muud, et siis kindlasti kirjutage mulle. Aga nüüd räägib teiega Kadri. Tere Triin, tere vaatajad. Jätkan käekottide teemat siis enda diivanilt. Tõesti, eelmine kevad me rääkisime käekottidest ja siis ma olin endale soetanud just ka enda praeguse käekoti igapäeva kandmiseks. Ja Triin oli siis saanud endale kossikoti. Nüüd see, mis Triin rääkis, et väga kriitiliselt jälgis kulumist, tahaks ikkagi natukene nagu selgitada seda, et tegelikult see, et ma ostan kalli asja mingi tuntuma brändi poolt, ei tähenda, et ta peab 10 aastat vastu pidama. Et see kõik oleneb sellest, kui tihti, kuidas seda kasutada, kuidas seda hooldada ja millest see konkreetne kott on tehtud, kui hea mudel see parasjagu on. Et mis ma saan kindlalt selle eest, et ma ostan bränditoote, on see, et ma saan selle bränditoote, ehk siis ma saangi endale kossikoti selle raha eest. See tegelikult ei garanteeri mulle seda, et see peab mulle aastaid vastu. Lihtsalt seda selleks. Nüüd ka enda kotist rääkides, mis on ostetud H&M-ist 40 € eest, siis ta on kulunud. Tal mingid niiditsid narendavad juba, aga samas ta ei ole otseselt katki kuskilt. Kõik toimib, töötab. Et ma saaks teda veel edasi kanda, aga ilmselt peaksin ma siiski hakkama vaatama endale jälle uut kotti varsti, sellepärast, et tegelikult on ta ikkagi kulunud. Ja samal ajal ma ei ole ainult seda kotti üksinda kogu aeg igapäevaselt kandnud,
vaid kui ma olen lastega väljas linnas, siis ma hoopis haaran seljakoti kaasa. Aldo on Tartu Kaubamajas üks bränd ja siin on üks piduliku ürituse kott, mis mul on Aldost. Ja siin on üks väiksem kotikene, millega ma käin siis õhtul baaris, pubis, klubis. Sellel on ilusad säteldavad kivikesed siin peal, mis mulle väga meeldib ja teeb minu tuju heaks. Ja siis me jõuame minu Ted Bakeri kotini ehk siis sama bränd, mis nüüd Triin ostis endale, mis minul on siis tõesti umbes 4 aastat olnud. Ma ei saa öelda, et ta näeb välja nagu uus, sellepärast, et tegelikult tal on ikkagi nurgad juba kulunud. Aga samas jälle kõik töötab, tegelikult ta näeb üsna hea ikkagi välja arvestades, see on 4 aastat vana kott, et rahakotina just ja kasutuses igapäevaselt olnud. Minul on siis siin samamoodi nagu Triinul oli sees üks lause, on ka minul siin sees üks lause ja see minu lause on you get what you put in ehk siis sa saad seda, mida sa sisse paned ehk mida sa panustad. Et samamoodi on teinud juba 4 aastat iga kord minu tuju heaks, kui ma selle rahakoti välja võtan. Vot. Aga soovin teilegi mõnusat käekottide kandmist ja ilusat advendiaega ning kohtume juba järgmises videos.